olen Haapsalu Kutsehariduskeskuses materjaliõpetuse õpetaja ja kuuldes niisugusest asjast nagu muudel, otsustasin kohe sellest kinni haarata, et oma elu ja laste elu kergemaks teha. Ja tegime siis e-kursuse õpikeskkonda Moodle. Ja kursuse sihtrühm on siis Haapsalu Kutsehariduskeskuse esimese kursuse ehituseriala õpilastele, nii nimistajatele kui ehitajatele. Ja kursuse maht on 80 tundi, see on siis 2 ainepunkti. Ja e-õppe osakaaluks plaanisime praegu 50% auditooriumit ja 50% e-õpetust, sest nad on ikka veel suhteliselt noored ja me tegime siia iga teema kohta ka selle PowerPointi esitluse ja tänu sellele veebile on võimalik ka hankijate kodulehekülgi üles panna, et poistele seda asja arusaadavamaks teha. Ja õppe eesmärk on siis, õpetusega taotletakse, et õppija saab ülevaate ehitusel kasutavatest ehitusmaterjalidest. Ta omandab teadmised ehitusmaterjalide omadustest ja kasutusaladest. Ja et õpilane oskaks kasutada materjali tootvate firmade kodulehekülgi ja suudaks valida, milline materjal kuhu võib valida. Ja õppetegevused kursused on siis nagu oli, et auditoorne, on loengud, tutvumine õpetaja koostatud õppematerjalidega, enesekontrolli testid, hot-potatasi ristsõnad, lünktestid, valikvastustega testid. Et kui me kõik teemad mitmeid kordi läbi teeme, siis neil peab ikka midagi külge ka jääma. Rühmatöid teeme, arutelud foorumites, praktiline osa on erinevate materjalide katsetamine, saame õppelaboris teha. Ja muidugi siis poiste jaoks, mis hindamisel läheb, on tunnikontrollid ja kontrolltööd. Õpitulemused. Õppija siis teab ja tunneb ehitusmaterjalide liigitust, ehitusmaterjalide omadusi ja kasutusala, ehitusmaterjalide hoiustamise ja ladestamise tingimusi, oskab seostada materjali omadusi kasutusalaga, valida materjali vastavalt nende kasutamise tingimustele, oskab vastavalt kasutada õppe- ja teatrikirjandust, et oskab leida ehitusmaterjaliga seotud infot internetist ja oskab kasutada ehitusmaterjalide kaupluste kodulehekülgi. Ja kursusel omandatud teadmiste hindamine, et hindame siis ehitusmaterjalide liigitust, materjali seostust kasutusalaga, materjalide füüsikaliste, mehaaniliste ja terministe omaduste tundmist, puitmaterjali liikide omaduste kvaliteedinõuete tundmist, klassifikatsiooni kasutusala, teadmisi metallmaterjalidest, korrosioonist ning kaitsest ja ehitussegude tundmist, betoonsegude valmistamist ja kasutusala ja isolatsioonmaterjalide tundmist, nende omadusi, kasutust, liigitust, viimistlusmaterjalide tundmist, omadusi, kasutusala ja liigitust. Ja moodulite ülesehituskursusel on teooriamaterjalid, PowerPointi esitlused, enesekontrolli testid. Kui me siit võtame siin näiteks soojustusmaterjalide kohta on testid olemas ja siis on viited erinevate hankijate kodulehekülgedele, sest kui me selle PowerPointi testi või esitluse teeme, siis tahes-tahtmata ei suuda sinna kõike infot panna, et alati on kasulik viidata ka tootja leheküljele, kus ta saab infot kätte. Siin me saime siin ühe soojustusmaterjalide PowerPointi lahti, kus me räägime kõik materjalid ükshaaval lahti, millised omadused, kuhu kasutada, millest tehtud. Et nagu siin ongi see võit, et me näeme, et PowerPointi me saame kasutada ainult mõnda üksikut pilti ja kui me siit võtame selle samasuguse klaasvilla lehekülje, kivivilla lehekülje lahti, kus me saame kõik tehnilise informatsiooni absoluutselt kõikide materjalide kohta.
tunnikontrollitestid, hindelised ülesanded õpilastele, tunnikontrollid, kontrolltööd, iseseisvad tööd. Poistele muidugi meeldib hotpotatesi teste teha ja kui nad harjutavad, teevad ja on kindlasti hea nende jaoks. Õppematerjale olen kasutanud natukene osa internetist, siis kasutasin Kozlovi raamatut. Ja on ka hindamiseks on pandud üles tunnikontrollid. Ütleme, praegu me ei ole veel seda siin kasutanud, aga peatse, kui saame arvuti klassi ja poisid siia juurde liita, tulevad ka siia meil numbrid. Siin on üks tunnikontroll puitmaterjalide kohta. Ja siis ka loomulikult on meil siin üks suur kontroll, mida nad teevad ja mis ma siia üles panin, on esimene mooduli punkt on, kus on kõik materjalid, kus on üks niisugune koduportaal, kus poisid saavad erinevate materjalide kohta kõik info kätte. Ka siin on erinevad foorumid on. Kui ta kunagi ka tööle läheb, on ka siin tööpakkumisi, et üks hästi vajalik poistele. Ja siia ma panin ka üles nendele ühe suure materjali, mis kajastab kogu materjali õpetust. Et kui poisid PowerPointi testi ei taha kuulata, siis anname talle selle suure materjali kätte, et kui sa ei viitsi paarikümnest PowerPointi slaidist välja lugeda, et siis las ta loeb seda 100 lehekülge. Ja selles mõttes on see muudel on hea keskkond, et alati on võimalik ülejäänud materjali kõik kinni panna. Et kui ta seda testi või PowerPointi esitust ei ole lugenud, panen ta kinni ja ta lihtsalt võtab ja loebki seda. Ja tänu sellele ma usun, et nad käivad ka ilusti tunnis ja teevad ka igasuguseid teste. Siin on näiteks ristsõna lahti võtta. Ristsõna mul on siin praegu aja peale pandud, ta teeb selle paar korda läbi ja me korraga proovisime talle, neid täitsa meeldis. Ja ega ei oskagi praegu rohkem öelda. Tänan kuulamast.